No nii, tere rahvas, ma olen jälle siin stardivalmis, mõte on minna Bolti sõitma ja vaadata, palju tellimusi tuleb. On 11. juuni ja ilm on, ütleme nagu siin, ma ei oska öelda, sügisepoolne. Raadio näitab mul auto siin 16,5 ja vihma sajab. Sitt ilm, mis siin öelda. Ja siis tavaline Eesti uradi olu. Okei. Nüüd on siukese nalja, et ma panen siin Annelinnas selle Bolti käima ja vaatan, kas tuleb tellimusi ka. Kui ei tule, siis lähen Lõunakeskuse kanti. Aga jällegi kellaaeg on selline, et targem on vältida kesklinna. Nii. Bolt töötab. Ja nüüd hakkame vaatama, kas tellimusi tuleb. Ja nagu ma ütlesin, kui siin Annelinnas ei tule või hakkab kesklinnast viskama, siis ma kolin oma tegevusega jälle Lõunakeskuse juurde. Kell on 14.14 ja mina tulin Lõunakeskuse juurde, sest Annelinnas tundus, et tellimusi ei ole. No muidugi tuli natuke energiajoogiga turgutada, sest uni tipub natuke silma. Elu. Ma panen äppi käima ja vaatan, mis netti ei ole või? Oh jess, on. Alusta. Ja vaatame, kas siin Lõunaka juures on tellimusi. Kesklinna ma muidugi ei roni, sest seal on praegu ilmselt kehvad lood. Tulevad tellimused rohkem kohtadest, kuhu ei saa parkida. No nii, Pasta Heaven, Lõunakeskus. Esimest korda viin siit, kuigi ma olen juba mitu aastat puller olnud. No mis siin ikka, lähme ja võtame peale. No nii, järgmine tellimus siis Edenist, selline koht nagu Roosi City. Oh jah, sattusin ju selle tellimusega kohe Edeni kõrvale, nüüd on siit hea võtta. Huvitav on inimestel võib-olla teada, et kuuleriia saab tellida ka lilli.
see on minu kulleri karjääri jooksul juba teine kord, mil niimoodi on tellitud. Esimene kord oli vist paar aastat tagasi, kui ma Wolti all kellelegi kimbulilli viisin. Siis on Bolti all. Keegi tellis kimbu roose. Nii. Üks mees sai oma naisele roosid kätte ja mina nüüd lähen vaatan, kust tuleb veel tellimusi. Näitab, et nõudlus on suurenenud. Võimalik, et kui mitte Annelinnast, kus ma praegu olen, siis on variant, et kolin jälle Lõunakeskuse manu. Seekord on siis tegu sellise kohaga nagu Kivilinna terminali tankla. Siit olen ma varemgi tellimusi viinud ja päris tihti tellivad inimesed siit hilja õhtul ja öösel. Huvitav koht ja tellimus läheb sellesse tankla tagusesse majade plokki, milles üldiselt parkimine on üsna jube. Et hakkama saab, aga Bolti keps on segi läinud. Ma olen kenasti maja juures ja kepsu näit pillu pilasse suunda. Ei teagi, kas see on venelasele häiriv kepsu või? Ei tea. Ja selline väga tavaline Annelinna maja renoveerimata liftidega ja eripära on see, et sellistes majades on liftinupud tavaliselt põletatud. See siin on Annelinna Sirius kiirkõit, kus eriti õhtuti liigub päris mitmesugust rahvast. Päris äge elu käib. Ja ka siit tellivad mõnikord inimesed päris sagedasti. Lähen siis võtan siit ühe tellimuse peale, mis mulle anti. Minu senise kulleri praktika jooksul on üsna arva esinev juhus, et tellitakse korraga mitu tohutu suurt pitsat, nagu nüüd. Aga see on siiski natuke sagedasem tellimust kui näiteks lilled, mida ma enda praktika jooksul olen vedanud ainult 2 korda. Teist korda siis oli täna. Neli suurt pitsat läks ühele laste sünnipäevale kenasti, jõudis tervena kohale ka. Mina nüüd suundun siit tagasi, vaatame, kas tuleb veel tellimusi. Näitab küll, et suurenenud nõudlus. Saame näha. Peepadi poop ja hooladi-pooladi. Nüüd on selline asi, et olen siin Lõunakeskuse juures jälle mõttega, et äkki tuleb tellimusi, aga tundub, et ei tule. Et nüüd tuleb väike pausi aeg. Ja siis tuleb see õhtune läbu, kus suur osa tellimuse tuleb sellistest kohtadest, millele autoga nii hästi ligi ei pääse. Ja siis järgmine parem võimalus on taas hilja õhtul peale 10. Aga mis me siin vaatame seda, palju siin on. Et siis täna on siis mõnes mõttes isegi selle päevase sessioonil oli isegi hästi. Oli 5 tellimust, teenisin 16 €. Kuradi kaamera jukerdab jälle, mis ma teen. Oli seiklusi, keps vahel jukerdas, pillus end siia-sinna, näitas imelikke asju.
liiklus oli ka natuke närviline mõnes kohas. Siin kiputi ette keerama ja lolli mängima ja nii edasi ja nii edasi. Aga noh, ühesõnaga siuke paras ralli oli. Nii et praegu siis kuulmiseni, võib-olla mõni kord ma teen veel videot.